Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänaseks arutelu teemaks oleme valinud tsitaadi, mille autor on teadmata. See ütleb: kui te sünnite siia maailma teades, et olete armastatud ja lahkute siit teades sama, siis saab kõige vahepealsega toime tulla. Kui te sünnite siia maailma teades, et olete armastatud ja lahkute siit teades sama, siis saab kõige vahepealsega toime tulla. See sügav mõte kutsub meid mõtlema elu tähendusest, armastuse rollist inimese teekonnal ning kuidas see uskumus võib meid aidata ületada elu väljakutseid ja raskusi. Inimese elu algab sünniga, kus meid tervitab maailm, mis on täidetud lootuse ja võimalustega. Kujutage ette, et iga laps sünnib armastuse keskkonda, kus teda ümbritsevad hoolivad vanemad ja pereliikmed, kes annavad talle soojust, hoolitsust ja turvalisust. See armastuslik algus loob kindla aluse inimese arengule ja eneseväärtusele. Armastuse tundmine juba varases eas võib kujundada positiivset minapilti ja enesekindlust, mis võimaldab lapsel avastada maailma julgelt ja avatult. Kasvades võib armastuse tunne avalduda lähedastes sõprussuhetes ja romantilistes suhetes. Kui inimesed tunnevad end armastatuna ja aktsepteerituna, on neil suurem emotsionaalne stabiilsus ja õnnelikkus. Armastus pakub tuge ja toetust ka rasketel aegadel ning võimaldab meil kogeda sügavaid ja tähendusrikkaid suhteid. Armastusel on võime parandada ka maailma suuremas mastaabis. See, kes teab enda väärtust ja tunneb, et teda armastatakse, on altim jagama armastust ka teistega. Armastus levib ühiskonnas nagu nakkushaigus, mis nakatab kõiki, kellega ta kokku puutub. Igaüks meist võib olla armastuse allikaks teistele. Olgu siis lihtsate sõnade, toetavate tegude või empaatia näitamise läbi. Elu vahepealsed hetked võivad olla keerulised ja ettearvamatud. Me seisame silmitsi väljakutsetega, pettumustega, kaotuste ja katsumustega. Selles keerises võib armastus olla meie ankur ja valgus. Tõelise armastuse veendumus meie südames annab jõudu vastu seista elu raskustele ja püüelda kõrgemate eesmärkide poole. See võib julgustada meid astuma samme oma mugavustsoonist väljapoole, võtma riske ja ületama hirme, sest teame, et oleme armastatud ja toetatud. Armastus võib olla ka päästerõngas, mis aitab meil ületada enesehaletsust ja tundetust. Teades, et meid armastatakse, saame ka ise õppida armastama teisi ja ennast. Enesearmastus on oluline oskus, mis võimaldab meil väärtustada end sellisena, nagu me oleme, ja arendada enda poole püüdlemisel õiget tasakaalu. Kuid armastusega toimetulek ei tähenda, et meid tabavad rasked hetked kergesti mööduksid. Elu kannab endas möödapääsmatut valu ja kaotusi. Armastus ei kaitse meid nende eest, kuid see võib pakkuda lohutust ja lootust nende raskeimate aegade ületamisel. Armastusest lähtuvad suhted võivad olla toeks leina ja kurbuse ajal, luues tunde, et me pole üksi ning et meist hoolitakse ja mõistetakse. Kui me lahkume sellest maailmast, teades, et meid armastati ja et me armastasime, siis jääb meie mõjujõud märkimisväärseks. Armastus, mida oleme jaganud, jätkab elamist meie järeltulijate südames ja mälestustes. Sellest lähtudes võime öelda, et armastus on üks elu kõige olulisemaid aspekte ja see muudab meie teekonna siin maailmas rikkaks ja mõtestatuks. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!